Tervitused taas ÜFO Eesti maailmakodanike podcastist. Minu nimi on Tiina Pärtel. Mina ise käisin ÜFO vahetusaastal Belgias ja minu tänane külaline on Kerli Helene Gritsenko. Ja Kerli käis ka Belgias vahetusaastal ja ka flaamikeelses osas ja tema tegi seda aastal 2012–2013. Ehk siis tegelikult 2 aastat hiljem kui mina. Või siis 1 aasta hiljem lahkus ja tuligi tagasi 2 aastat hiljem. Kerli on vandeadvokaat, ta töötab advokaadibüroos Sorainen ja lisaks on ta Tartu Ülikoolis doktorant ja õppejõud. Ülikoolis õppis ta Tartus ja sel ajal oli ta ka vahetusõpilasena Erasmusega Taanis. Ja veel Kerlist nii palju, et pool aastat oli ta ülikooli ajal ka praktikal Brüsselis, Euroopa Komisjonis ja kuna ta elas Belgias, siis suhtles ta aastaid hiljem ka tihedalt oma sealse vahetusperega. Ja näiteks ta käis ka oma vahetuspere tütre pulmas hiljem. Ja kohe me räägimegi pikemalt sellest, et mida Kerli üldse oma vahetusaastast mäletab, miks tal oli seal üldse vaja käia ja saate teises pooles räägime sellest, et mida tähendab töö vandeadvokaadina. Tere, Kerli! Tere! Kõigepealt mul on väga hea meel, et sa tulid minu külaliseks siia täna. Ja alustamegi sellest suure pildi küsimusest, et ehk siis, mida sa täna oskad öelda, et miks sul oli vaja vahetusaastal käia, mida sa andis sulle? Ma mõtlesin sellele enne, kui ma siia tulin, et selline meenutuste rada käis enne läbi, et siis ma mõtlesin ka, et miks ma tegin seda. Ega ma ise ka vist täpselt ei tea, tundus lahe vist. Et ma tean seda, et mul sõbranna enne käis ja tõenäoliselt tänu sellele ma sain seda inspiratsiooni või julgust üldse sellist asja teha. Ja nii ta põhimõtteliselt läks. Aga ma tegelikult alustaksin sellest, et minu tegelikult algne idee, et kõik, kui ma sõbranna tuli tagasi oma vahetusaastalt ja ma kuulasin tema neid jutte ja mõtlesin, kõik on väga lahe, ma mõtlesin, mina seda ei tee. Miks? Või kuidagi, et kuidagi käis selline, et see ratsionaalne Kerli mõtles, et ta tundub lahe, et teised teevad, aga mina ju seda ei tee. Ja siis ma kuidagi mõtlesin mingi kesktee välja, et vaatasin seal ÜFO lehel ringi ja siis ma vaatasin, et suveks saab ka minna. Et ma ei tea, kas see siis oligi 3 kuuks või kuuks ajaks, ma seda enam ei mäleta. Ja siis ma olingi, et ma lähen suveks, et mingi kogemuse saab ikka. Ja siis oligi see, kas see oli äkki valimispäev või mis selle kuidagi nimi on, et lähed kokku ja suga räägitakse ja siis kõik teised, kes olid must palju nooremad, tahtsid minna aastaks. Ja põhimõtteliselt mul mingil hetkel käis seal päeva jooksul see idee läbi, et Kerli, et sa ei saa olla põhimõtteliselt selline pehmo, et teised saavad hakkama ja sina ei saa hakkama või justkui mingi hirm minus lahtus tol hetkel. Ja siis ma arvan, et see oligi alguses mingi hirm või ikkagi ta on tundmatu aastaks ajaks ära minna, sest mina läksin peale 11. klassi. Ehk siis mulle tundus ka, et see on võib-olla hilja minna ja sellel päeval mul tekkiski see, et kuule, et ma tegelikult ju tahan aastaks minna ja tegelikult see on okei ja teised saavad hakkama, et miks mina ei peaks saama hakkama. Aga ta oli suhteliselt hilja, see oli siuke, ma arvan, aprill-mai, kui ma üldse selle mõtte peale tulin. Ja augustis oli tegelikult juba minek. Ehk siis sa tegelikult tundsid sellist natuke survestamist, natuke inspiratsiooni seal vahetus või valimispäeval, et võiks ikka ei saa halvem olla kui teised. Midagi sellist ma mäletan jah, et midagi mu sees käis mingi klõps või ma isegi ütleks, et ma sain sealt selle kinnituse tegelikult, et ma tahan minna aastaks ja ma leidsin endas selle julguse seda teha, sest mõtlesin ka, et Kerli, et sa ei ole ju arginimene ja elus ei saa sellist asja tegemata jätta sellepärast, et sul on hirm mingi tundmatuse eest. Et muidu ma praegusel hetkel aastaid hiljem mõtleksin lihtsalt, et ma tegelikult tahtsin minna, aga ma ei läinud sellepärast, et ma kartsin. Ja ma mõtlesin, et sellist kahetsust ma oma ellu ei taha. See on väga hea kasulik asi, mida
mida sa said mõelda sel hetkel juba. Aga kuidas sa otsustasid, et just Belgia? Ja miks flaamikeelne, sest prantsuskeelsesse saab ka minna? Sellel on selles mõttes lihtne vastus, et kuna ma nii hilja otsustasin, siis prantsuskeelsed kohad olid kinni lihtsalt. Okay. Et ma põhimõtteliselt lihtsalt vaatasingi, et ma teadsin, ma tahan minna. Mul oli suhteliselt suva sellel hetkel, kuhu minna ja ma tegelikult lihtsalt vaatasin, kuhu nagu kohti on ja mis tunduks põnev. Et ma teadsin, et mina näiteks saksa keelt õppida ei taha, et kuskile Saksamaale ma ei taha minna, et see nagu ei tõmmanud mind. Ja või ma põhimõtteliselt vaatasingi Euroopa riike ja siis ma põhimõtteliselt vaatasin lihtsalt, et Belgia tundub huvitav, ma ei tea Belgiast mitte midagi. Ja siis mõtlesin, siis läheb sinna. Okei. Aga kuidas su vanemad suhtusid sellesse, kui sa ütlesid, et suhteliselt hilja tuli see mõte, algus sa mõtlesid, et sa lähed ainult suveks ja siis järsku ütlesid vanematele, et kuulge, ei, aasta aega te ei näe mind. See enam-vähem, jah, ta oligi selline, ma läksin vist sealt valimispäeval koju, ütlesin emale, et nüüd on selline lugu, et ma ei taha minna ainult suveks, ma tahaks terveks aastaks minna. Ja eks siis nagu järgnes see põhimõtteliselt see vanemate veenmine, et ma arvan, mul ema veenmine või kuidagi nõusse saamine oli nagu lihtsam kui isa nõusse saamine, aga lõpuks on nagu, eks ta olegi ju see, et ta tuli nii ruttu, et see ei ole see, et sa kuidagi räägid vanematele juba aastaid seda juttu, et see umbes selline, et kuulge, mul tuli mõte, ma nüüd tahaks minna, teha midagi ebatavalist, sisuliselt minna teise riiki mingite suvaliste inimeste juurde elama, ja siis muideks ma veel jään istuma ka, on ju. Et ta lihtsalt natuke peabki nagu rääkima sellest, on ju, et mis see kontseptsioon üldse selline on ja et see ei ole tegelikult ju, ma ei tea, midagi halba, on ju, aga ta on nii teissugune, et ta ei ole nii levinud või vähemalt sellel hetkel ei olnud. Ja eriti, kui sa serveerid seda niimoodi, et ma jään istuma, mingi võõrastega elan seal, aasta aega ei näe. Et võib ka teise nurga alt serveerida. Kuidas sa täna serveeriksid, et mida sa andis sulle see kogemus? Kõigepealt ma arvan, et ma serveerisin seda ikkagi nagu normaalsema nurga alt kui see, mis kokkuvõtte ma praegu tegin. Aga ma ikkagi ütleks, et ta on selles mõttes selline varajases heas selline väga hea kogemus või siuke eluks ettevalmistus. Et kuidagi selline, et sa lähedki võõrasse riiki ja sa saad hakkama. Et tegelikult kui ma ei tea, minna peale 9. klassi, et tegelikult ju väga noor inimene läheb täiesti võõrasse riiki, võõrasse perre elama, et tegelikult ongi see, et sa saad hakkama ja kui vähegi see tunne on, et tahta minna, siis igal juhul tasuks minna, et kõik see silmaringi avardamine ja muidugi mingi keele õppimine ka on täiesti, see lihtsalt nagu jääb külge, et see on täiesti hämmastav, et mul tegelikult nüüd 14 aastat hiljem on ikkagi ma arvan, ma suudaks flaami keeles rääkida, et kas ma nüüd päris seda podcasti suudaks flaami keeles teha, ma arvan, et mitte. Aga selline igapäevavestluse saab tegelikult ilusti peetud. Äge. Ja sa ütlesid, et sa ei teadnud tegelikult Belgiast midagi. Kui sa sinna läksid, kas sa mäletad üldse, kuidas need esimesed päevad, hetked või nädalad seal üldse kulgema hakkasid? Ma õnneks ikka nagu täiesti niimoodi ei läinud, et ma mitte midagi poleks uurisin, ma midagi ikkagi uurisin Belgia kohta. Aga mul vahetuspere oli nagu nii tore, et ma mäletan seda autosõitu lennujaamas koju, kus nad olid ise ka hästi sellised elevil, et nüüd tuli keegi Eestist ja ega sa tegelikult õpid selle riigi kohta seal elades päris palju, ilmselgelt. Ja lõpuks on see, et loe palju sa loed, me kõik võime Wikipeediast midagi lugeda või uudistest, aga teine on ikkagi ju see, kui sa seal koha peal elad ja näed, kuidas see inimeste igapäevaelu on, mis see nende kultuuriruum tegelikult on või väärtusruum, milles nad elavad. Ja seda sa ei saa kuskilt Google'ist lugedes kätte mingi info pinnalt, on ju. Ja kus sa seal üldse elama hakkasid? Kuna ma olin ka Belgias, siis mulle see regioon või linna nimi ütleb kindlasti päris palju. Mina elasin Mechelenis. Nojah, suhteliselt mõned kilomeetrid, 10 kilomeetrit minust kaugemal siis. Jah, nii et ta on jah siuke Brüsselist 20 minutit rongiga sõita, et selles mõttes väga hea asukoha peal tegelikult nagu Belgias ringi liikumise mõttes on ju. Antwerpeni Brüsseli vahel siis täpselt on ju. Jah, just. Ja tegelikult, mis on huvitav, et kui ma nüüd pärast kuskil aastaid hiljem
kuskil olen kokku puutunud belglastega ja siis nad ka umbes küsivad, et noh, kus sa siis elasid Belgias, siis ma ütlen Mechelenis ja siis nad ütlevad, et jaa, et ma tegelikult sain juba sellest viisist aru, kuidas ma ütlen selle linna nime, et noh, kuna Belgia nagu tundub ju nii väike, aga tegelikult seal on nagu nii erinev, on ju, et kuidas, kus Flaami osas sa tegelikult nagu elasid, on ju, et noh, minu see jah, et ma ikka nagu räägingi nagu inimene, kes on Mechelenis pärit, on ju. Nii äge. Ja kui sa täna 14 aastat hiljem mõtled sellele aastale, mis 3 märksõna sinu jaoks seda iseloomustavad või kokku võtavad? 3 märksõna, see on muidugi päris huvitav. Tead, ma ei oska sulle kohe 3 märksõna öelda. Ma arvan, et ma ütleksin, et ta oligi väga selline selles mõttes õppimisaasta, et sa ikkagi õpid teist kultuuri tundma, teises riigis elama, teiste kommete järgi, et üks selline kuidagi nagu märksõna või üks plokk, ma arvan, olekski see, et miski on teistsugune, on ju, ei tähenda see, et ta ei ole hea, ta ei ole halb, ta on lihtsalt teistsugune ja sa ei pea sinna panema oma hinnangut, et ta lihtsalt ongi teistsugune ja see ongi teine riik, teine kultuuriruum, on ju. Ja sellega mulle meenuvad juba kõik see, et kuidas neil nagu koolis elu oli või mida nad sõid või kõik see, et see on nagu, ma arvan, et ma üks esimesi blogipostitusi, kuna oli populaarne see, et kõigil on oma blogid, üks esimesi postitusi vist oligi enam-vähem mingi 10 asja, mis on Belgias veidrad või umbes mingi, et nagu mis mulle nii eredalt nagu jäid silma, ma kahjuks nii palju enam ei mäleta, aga mingid asjad on ikkagi need, et mis sul nagu kohe alguses tunduvad, et need on ikka tõesti, et tundubki tol hetkel veider, et nagu kuidas te niimoodi elate ja oma asju teete, on ju. Et ja kuna sa küsisid 3 märksõna, siis üks on see, mis on teistsugune. Teine teemaplokk oleks ikkagi see, et sa leiadki omale pere. Sul on teine pere ja mida ma siis nagu aastaid hiljem Brüsselis elades ikkagi nagu sain tunda, et sul on ikkagi see teine pere seal kuskil teises riigis. Ja 3 on tegelikult, ma ütleks kuidagi siuke kodutunne, et üks on see, et sul on seal see pere, aga teine on see, et ma lähen Belgiasse ja ma ei lähe nagu võõrasse riiki. Et seal on alati mingi soe tunne, kui ma sinna Belgiasse lähen ja kuidagi see, et see on mu jaoks tuttav koht või see on nagu tuttav riik. Et see, ma ei tunne ennast seal tegelikult turistina, isegi kui ma praegu lähen lihtsalt mingi paariks päevaks näiteks. Et see on ka mingi asi, mida ma võib-olla niimoodi ei oodanud. Nii põnev. Ma küsingi alguses sellest viimasest, ehk siis see kodutunne, see teine pere, et kellega sa elasid seal ja kes tekitas sulle selle kodutunde seal? Ma olin selles mõttes väga klassikalise peremudeliga pere juures, et oli ema, isa ja tütar ja poeg. Ja tütar oli tegelikult just ülikooli läinud, ehk siis ta ei olnud nagu igapäevaselt kodus. Nii et siis igapäevaselt oligi ema, isa ja siis perepoeg. Ja perepoeg oli muga enam-vähem sama vana, et me käisime samas klassis. Et selles mõttes oli tegelikult see sisseelamine nagu lihtsam. Et kuna tänu temale ma sain ikkagi ka seal nagu võib-olla koolis paremini nagu sisse elatud. Et selles mõttes see oli hästi tore. Ja kõik vanaemad, vanaisad ja tädid ja onud, kellega seal sai suheldud, et nad olid ka kõik väga nagu, kõik olid väga sellised toetavad ja keegi ei suhtunud musse nagu võõrastavalt, et mingi suvaline eestlane siin tuleb ja aasta aega siin töllerdab ringi ja siis läheb minema, et selles mõttes nad olid kõik hästi toetavad ja hästi vastuvõtlikud. Nii äge. Ja kuidas su igapäev välja nägi? Sa käisid oma vahetuse vennaga ühes klassis, aga kas te läksite ratastega kooli või kuidagi jalutasid seal või kuidas see toimus ja kas sul oli mingid hobisid ka? Meil tegelikult elasime niimoodi, et ma käisin koolis Mechelenis, aga me elasime Villebrukis, mis on niimoodi, et pidi kõigepealt hommikul sõidad rattaga, sõidad rongipeatusesse seal Villebrukis
siis sõidad rongiga Mecheleni ja siis Mechelenis mul oli teine jalgratas ja siis seal ma sõitsin sellega kooli. Okay. Nii et mul oli 2 jalgratast 2 eri linnas ja ma sõitsin iga päev rongiga. Ja see rattasõit on tegelikult midagi, mida ma siiani igatsen, et Tallinnas nüüd on küll tehtud neid üritatud nagu rohkem propageerida seda, et sõidame rattaga, aga Tallinnas mul ikkagi seda harjumust ei ole. Et Tartus ülikoolis elades ma sõitsin küll rattaga ringi, aga see on midagi, mida ma nagu Belgia puhul hästi igatsen, et see oli hästi tore, et lihtsalt tahad kuskile minna ja istu ratta selga ja lihtsalt sõida, et vahet ei ole, mis ilm on, ikka sõidad rattaga. Sama, minu arust ka see rattaga sõit oli nii tore ja mina mäletan, et isegi talvel sõitsin rattaga. Jaa, loomulikult, et ei ole mingit asja, et talvel ei sõida. Muidugi seal ei ole ka sellist lund, mis meil siin Eestis võib maha tulla, aga mingi väikse lumega ikka sõidad ringi. Ja sa küsid hobide kohta, et kui ma tol hetkel tegin kergejõustikku, siis ma seal käisin ka kergejõustikutrennis tegelikult, mis oli ka jälle siuke huvitav, et jälle millised trennid neil on või millised, ma ei tea, nende võistlused välja näevad, et laias laastus on ikka kõik sama, aga kõik on natukene teistsugune ikkagi. Aga mis seal on mingid väikesed erinevused, mis sa mäletad? Minu jaoks üks, jällegi, mis mul tollel hetkel tundus veider, oli see, et meie kergejõustikuhallid on kõik väga kuidagi moodsad. Või kõik kuidagi need riietusruumid ja kõik oli kuidagi uus ja ilus. Ja siis ma mäletan, ma läksin seal kuskile võistlusele ja siis kõik oli kuidagi vana ja väsinud. Et see võib-olla oli lihtsalt see konkreetne koht, kus see võistlus toimus, aga kuidagi seal, et seal hallis oli kuidagi külm ja kuidagi selline, et ma nagu tolle hetkel mõtlesin, et issand, ma tahaks tagasi minna Tallinna kergejõustikuhallidesse. Ja mina mäletan, et üldse oli vahepeal tunne, et seal on rohkem vanu asju või vanu kohti, aga mis erinevusi sa veel mäletad? Sa ütlesid oma selle esimese teemablokina, et ei olnud nagu halvem ega parem, lihtsalt teistsugune, aga samas seal oli väga palju mingid nüansse, mis on erinevad. Mida sa veel mäletad? Eks sellest võib omaette podcasti teha, et mis kõigepealt nagu pähe tuleb, on muidugi see, et söömisharjumused on hoopis teised. Et kõik see Holland ja Belgia, see, et nad söövadki 2 korda päevas võileibu. Ja ma arvan, et mind tegelikult ei häirinud see, sest mulle maitsesid need võileivad. Aga ma tean, et Belgias minuga samal ajal oli Ecuadoris päris palju inimesi. Ja need poisid, kes Ecuadorist olid, neil olid nagu teismelised poisid, kõhud on tühjad, et nemad kogu aeg nagu ikka olid hädas sellega, et belglased söövad ainult võileibu, et kõht on kogu aeg tühi. Et see oli nagu üks asi, millega lihtsalt harjuda, et hoopis üks teised söömisharjumused. Aga kuidas need võileivad sul välja nägid? Kas seal olid, ma eeldan, minu kogemus oli, et need on 2-poolsed, peal on nagu ka sai, ja sisse panin ikkagi ise, mida tahtsin, või kuidas sina, kas sul oli mingid reeglid, et ei pane vorsti ja juustu või võisid panna nii palju sisu, kui tahtsid, kui sa ise tegid neid? Võisin teha nii, nagu tahan. Ja. Ma ikka vist panin eestlasena ka ikka mitut, mis sa ei pane ainult saiaviilu vahele ühte juustu või ühte juustuviilu, et ma ikka toppisin sinna erinevaid asju, aga eks ma vaatasin ka, et kuidas nad ise teevad neid, et mis see, sest jällegi on, et nemad ei pane ju mingit kurki või tomatit, et see ongi lihtsalt see pikk saiaviil, mille sa nagu lõpuks kokku murrad, ja lihtsalt mingi juustutükk või salaamitükk vahele, või mingi nutellat või mis seal olid nagu väga populaarsed asjad, mida süüa, Ja ma mäletan, et mingid salatid olid, et kui Eestis saad kahvliga salatit, siis seal kui kodus oli salatikarp külmkapis, siis see oli mõeldud määrimiseks lõivale või kuidagi. Ja, kõik on nagu võileiva vahel, et saia pead ka ikka elus sööma, Ja valge saia, mitte must. Ja ei, valge loomulikult, et mingi sepik on heal juhul, midagi. Aga ma arvan, kui erinevustest rääkida, siis eks põhierinevused tulid ju koolist, kuna keskkoolis sai käidud nii Eestis kui Belgias. Ja kõige eredamalt, ma arvan, mingi lugu, mida ma vahel siiani räägin inimestele, kuna see on nagu selline veidrus, et see lihtsalt käib muga kaasas, on kehalise kasvatuse tunnid. Ja kõigepealt sellest midagi, mis on väga positiivne.
oli minu jaoks see, et kehalise kasvatuse tunnid olid hästi organiseeritud. Selles mõttes, et septembrikuu oli jooksukuu ja siis me jooksimegi ringe ümber koolimaja tänaval, sest ei olnud mingit staadionit, on ju, kus joosta või ma ei tea, veel vähem mingit metsa. Ja oligi kogu aeg, et sa nagu paned kirja, mis su aeg on, et lõpuks on arvestus, et sa pead mingi kindla aja jooksma ümber koolimaja ja selle järgi saad hinda ja väga süke süstemaatiline. Ja siis ütleme, et oktoober oli, ma ei tea, korvpallikuu, november võrkpallikuu, et sa teed nagu harjutusi ja selline, et ta oli tõesti väga süstemaatiline ja mulle tegelikult meeldis selline ülesehitus, väga positiivne. Nüüd, mis minu jaoks oli, ütleme nii, et ma kindlasti ei mõelnud tol hetkel, et oi, see ei ole hea ega halb, see on veider, ma ikka mõtlesin, et see on halb. Ja see halb oli see, et meid ei lubatud pesema pärast kehalise kasvatuse tundi. Okei. No lihtsalt ei lubatud. Ja oligi tund, kus sa siis jooksed terve see tund, jooksed ümber koolimaja ringe. Ja siis mina nagu eestlane ikka, lähen siis kõik pesemisrätik on kaasas, lähed siis riietusruumis, seal on ju suur duširuum oli olemas. Siis ma lähen sinna, käin pesemas. Ma vaatasin, et ma olen ainukene, kes pesema läks. Ma mõtlesin, et see on nagu väga veider, et mitte ükski teine tüdruk ei taha ennast pesta. Okei. Ja nad lasid kõik deodoranti, kõigil oli see pihustatav deodorant, see oli muidugi midagi, mis kogu aeg oli kõigil kotis, see oli nagu veepudel, et kui sul oli seljakotis ühel pool oli veepudel, teisel pool oli see pihustatav deodorant, on ju, et see pidi kogu aeg olema ja nähtaval kohal, et saaks kohe haarata ja kasutada seda, et ma arvan, et nad oleks siin praegu keset podcasti salvestust ka nagu, et vahepeal natuke nagu deodoranti, et keset matemaatikatundi lasid deodoranti, kogu aeg lasid deodoranti. Ja mina olingi ainuke, kes pesemas käis. Ja siis alguses ma mõtlesin, et lihtsalt veider, kui ei taha pesta ära, siis pese. Ja siis pärast teist siis kehalise tundi, see kehalise kasvatuse õpetaja ütles, et Kerli jää siia. Ja siis ta eraldi rääkis muga umbes, et Kerli, et ma ei mäleta enam, mis see sõnastusala oli, siis ta veel rääkis muga inglise keeles ka, aga umbes, et ei tohi pesema minna või et me ei käi pesemas. Ja siis ma olin tegelikult täiesti šokis. Ma ikka nagu istusin, ma reaalselt ütlesingi talle, et mis mõttes ja ma ütlesingi talle ikka konkreetselt, et kuulge, see on ju rõve või see on vastik, mis mõttes ma ei või minna pesema. Ma vist ütlesin talle ka, et aga mina lähen, mis te teete siis? Või et nagu, ja siis mingi, et ei, et vaata, see tekitab probleeme. Et kui sina lähed, siis tahavad teised ka käia. Ja siis seal tekib 2 probleemi. Esiteks siis peab nagu kehalise tunni ajast võtma selle aja, et kõik jõuaks pesemas käia, et meil lihtsalt ei ole aega selle jaoks, et kõik käiksid pesemas. Ja teine probleem oli see, et see riietusruumi põrand läheb märjaks. Oi. Ja siis tulevad uued inimesed ja siis see on märg ja must. Okei, väga huvitav. Ma arvan, ma vist ütlesin ka, et vabandust, ma võin ise seda põrandat pesta, siis kui ma võin selle arvelt pesemas käia. Aga see ei olnud nagu variant, on ju, et põrandat pesta ka ei lubatud, on ju. Aga selles mõttes, et jah, et see oli nagu, et 2 suurt probleemi tekib ja ei tohtinudki käia pesemas näiteks. Ja nii oligi ja siis oligi, et pane deodoranti. Ja meil oli ujumistunnid olid ka ja siis siis oli see, et aega ei olnud selleks, et pead kuivatada. Et siis talves olid ka nagu selle täiesti, mul on paksud juuksed. Saad aru, see ei kuiva ära mul nagu tunni ajaga, et aga vahet ei ole, kellele sa seal räägid, nii on. Siis ma olen talvel märja peaga istun seal tunnis pärast, et loodad nagu parimat, on ju, et sest nii on reeglid. Et see oli nagu üks siuke väga ere asi, mis ma mõtlesin, et vot see on nüüd küll väga suur erisus. Okei, väga-väga põnev ja see deodorandi koht ja. Issand, nad omad, see deodorant, see on tõesti, kui seda saab veel eraldi välja tuua, et see tõesti, see pihustatav deodorant oli nagu A ja O, mille järgi nad elasid, et see tõesti oli kuidagi selline, et kogu aeg lase seda deodoranti ja see lahendab elus kõik mured, et vaata, pesemaski ei pea käima. Aga selle deodorandi kohta mul tegelikult on küsimus, et kui sa aastaid hiljem seal ka elasid Brüsselis, kas seal oli ka, kas see on ikka veel spreideodorant on teema või see on nagu vaibunud? Ma seda ei tea, sellepärast, et kui ma Brüsselis olin, siis ma puutusin kokku nende
nende teiste riikide inimestega rohkem, on ju, ja noh, mu need korterikaaslased olid ka itaallased ja horvaatlane, et noh, ma ei elanud siis belglastega koos või ma ei puutunud nendega niimoodi kokku, et ma oleks kuidagi nagu, et ma oskaks sellele vastata, nii et ma ei tea, kuidas see praegu on. Ma ei ole ka oma vahetuspere käest küsinud, et kuulge, kuidas teil see keskkoolis see komme on ju. Ja noh, tegelikult üldse, et mis ma vaatasin, et nende ühiskonnas, mis seal veel nagu hästi erisus oli see, et siis ma sain nagu aru, miks öeldakse, et Eesti noored iseseisvuvad palju kiiremini. Et kuidagi seal, ma käisin seal 12. ehk siis nagu lõpuklassis, on ju. Ja siis meil 12-ndikena oli selline suur erisus, et me saime 2 korda nädalas kooli siis vahetundidel või noh, õigemini lõunavahetunnil koolimajast välja minna. Et noh, see oli hästi selline, et sa pidid tegelikult olema seal kooli nagu siseterritooriumil, aga siis 12-ndikud said nagu 2 korda nädalas lõuna ajal ka välja minna, et noh, siis see oli nagu suur sündmus, on ju, et noh, ja loomulikult vanemate kirjalik nõusolek pidi enne olema umbes kõik, et noh, et sinu laps võib ka minna, on ju, välja, et selles mõttes hästi sihuke teistsugune, et noh, ma ei tea, meil Eestis vähemalt tollel hetkel ei olnud mingit sellist piirangut, et noh, kes tahtis ruttu ära käia, käis ära umbes, on ju, et noh, vähemalt keskkoolis. Ja noh, üldse selline, et kuna neil oli sisehoov, siis ka talvel igal vahetunni ajal sa pidid minema õue. Noh, ka talvel on ju, et noh, seisa seal õues ja siis muidugi alati olid mingid snäkid, need väiksed küpsised seal pakikeste sees on ju, et noh, suures küpsise pakist võtad eraldi pakendatult 3 või 2 küpsist, on ju, ja siis seisad ja külmetad seal õues ja siis närid oma küpsist, on ju, et noh, et jällegi see oli hoopis, aga noh, ma saan aru, et see oligi selle mõttega, et hinga vahepeal värsket õhku, et sa kuidagi oleksid natuke nagu värskem, on ju, ja jaksaks kaasa mõelda, aga noh, jällegi sihuke huvitav, et täiesti, et seisa nüüd õues ja hinga värsket õhku, on ju, et ja koolihoovist välja ka ei lähe, on ju, et noh, jällegi noh, hoopis teistsugune, on ju, kuidas seal see elu korraldatud on. Ja kas seal, mul oli sarnane kogemus, aga mul oli natuke teine, mingid oma eripäradega kool, aga seda ma mäletan, et garderoobi meil küll ei olnud, vahetusjalanõud, mis ei, jah. No vot, see ei tule isegi kohe meelde, aga noh, talvel lemmik jah, et istud seal soojas ruumis ja siis jalad hauduvad päev läbi seal saapa sees on ja jopet kanna kogu aeg kaasas ja kuidagi jah, selline, et noh, neil ei ole ju selline, et neil ei läheks külmaks, et kogu aeg on soe või mingi, aga noh, ongi hoopis teistmoodi, et tõesti mingit sellist garderoobi küll ei olnud nagu meil on ju. Meil, ma mäletan, et paar korda tehti erand, et kui oli eriti siuke rõve ilm, ma ei tea, kas vihmane või külm, et siis sa võisid sööklas istuda ja siis kõik olid üliõnnelikud, et saab toas istuda selle vahetunni, aga nagu jah, muidu oli kogu aeg õues. No vot, need ongi sellised minu arust siuksed nüüd eriti tagant vaadates, et see ongi nii huvitav, et kui noh, meil on mingid asjad ja see tundub nii loomulik. Ja siis sa oled seal ja siis sa vaatad, et vau, et noh, täiesti teistmoodi on mingi asi korraldatud ja sa ei tule selle peale, on ju, sest noh, Eestis tol hetkel kõigil oli nii ja see tunduski normaalsus, on ju, et selliste väikeste asjadega harjumine oli ka nagu jah, päris üllatav. Noh, lisaks sellele, et sa pead uut keelt õppima ja noh, ma käisin alguses ka keeletundides ja kõik selline, et noh, saaks nagu see võõras keel tegelikult selgeks, on ju. Kuidas, kas sa mäletad pere ja traditsioonide puhul ka mingisuguseid põnevaid lugusid või teistsuguseid kogemusi? Kusjuures see oli midagi, ma tunnen, et see Belgia pere oli hästi sarnane mu perele Eestis. Et kuidagi jõulud olid sarnased, kõik, noh, kui sa perega oled koos ja kõik vanaemad, vanaisad ja tädid, onudega oled koos ja kuidagi selline, et ma isegi sealt ei oska midagi välja tuua, midagi sellist, mis oleks nii erinev, sest tõesti ma tõesti alati tundsin, et meil on nagu hästi sarnased need pered, et võib-olla sellepärast oli ka kuidagi lihtsam see üleminek nagu võõrasse riiki, et kuidagi see pere oli ikkagi, noh, nad ei olnud sellised, et oleks täiesti teistsugused olnud, on ju. Okay. Aga sa oled maininud siin seda keele õppimist, et võtsid keeletunde ja sa minnes sa ei tahtnud saksa keelt, aga said hollandi keele. Kuidas sul läks keeleõpingutega ja kas tundsid, et hoopis teine kui saksa keel või?
nojah, eks kuidas seda nagu hollandi või siis flaami keelt nagu selgitada, on ju, tavaliselt ma ütlengi, et see on niisugune saksa ja inglise segu. Nii et eks ta jah, saksa keelega ikkagi ju sarnasusi on. Aga ta on ikkagi, ma ütleks nii, et kui sa seal koha peal oled ja kogu aeg seda keelt kuuled, see ongi nagu normaalne, sa õpid seda kuidagi, seda kõla teistmoodi tunnetama kui see, mis võib-olla siin Eestis olles ta tundub. Ja tegelikult see keeleõpe läks suhteliselt libedalt, et alguses ma käisingi vist esimesed 3 kuud ka keeletundides ja ma mäletan, kui ma olin pool aastat seal olnud, et jaanuaris mul see pereema ütles, et no nii, nüüd me räägime ainult flaami keeles, et enam me inglise keelt ei kasuta, nüüd on ainult flaami keeles. Nii et selles mõttes poole aastaga sai ikkagi nagu keele selgeks, et see oli minu arust hästi tegelikult ka üllatav, et kõik räägivad sellest, aga tõesti, et see keeleõpe käib nagu nii lihtsalt või vähemalt tol hetkel, kui sa seal koha peal elad ja üks oli selline, et üks siuke kogemus oli, et mul see, ma siis ütlen ta kohta Belgia vend, et tema kirjutas ala mingit uurimistööd midagi ja siis seal köögilaua taga vist, ta oli selle välja printinud, keegi seal luges seda ja siis ma olin mingi, las ma ka natuke loen. Ja siis ma leidsin sealt kirjavea. Ja siis ta oli ka alguses, et mis asja on ju. Ja siis vaatasin, et teiega on ju kirjaviga ja siis kõik oli mingi, et on tõesti kirjaviga on ju. Et siis mul oli nagu siuke väike siuke uhke moment on ju, et kuule, et ma olen värskelt õppinud siin kõiki reegleid, ma tean küll, kuidas kirjutatakse on ju. Nii et selles mõttes päris vahva, et täitsa korralikult saab keele ikkagi selgeks ja. Nii äge. Ja tegelikult tänu sellele keele selgeks sai, läks ju selles mõttes koolis ka lihtsamaks, on ju, et kuskil siuke matemaatikatunnis ma mäletan, et muidu kõik olid, et matemaatikat saad ikka teha ju, et seal ei ole oluline see keel. Ja siis ma alati ütlesin, et saate aru, on küll, et kui me uut teemat õpime ja mulle midagi selgitatakse, et mulle ilmuvad ainult valemid tahvlile, ma ei saa aru sellest, on ju, või mul on selgitus ka juurde vaja. Ja siis mingi teema vist oli, et mida ma olin ka natuke Eestis juba vist õppinud ja siis oli mingi edasiarendus seal, aga saad juba keelest aru ja siis mul mingi tunnikontroll läkski niimoodi, et kas ma sain ala maksimumpunktid või mingi paar punkti jäi puudu maksimumist ja siis üks klassivend, kes jagas nagu töid laiali seal klassiruumis, siis ta järsku nagu vaatas seda tulemust, vaatas mind ja siis ma sain aru, et tal käis kuidagi pehas see klikk, et et need vahetusõpilased ei olegi vist nagu rumalad. Või et kuidagi selline, et neil tekkis nagu arusaam, et jah, mingi kirjanduse tunnis ma saingi umbes, ma ei tea, kas paar punkti nagu said, et aga ma ei oskagi, ma ei saa arugi, mille kohta see töö on, ma kirjutangi kriipse sinna, et ilmselgelt ma ei saa ju mingeid häid hindeid, on ju. Aga et siis tal see hetk tekkis nagu see, et kuule, et sa ikkagi saad milleski aru ka, on ju, või et nupp ikka nokib ka, on ju. Nii äge. Aga kuidas sinu klassijad, klassivennad inglise keelt rääkisid või sinuga alguses suhtlesid? Väga hästi. Et see ikkagi oli neil tõesti, et keeleõpe oli ikka neil väga, väga hea, et nad ju õppisid koolis, kui nende emakeel oli siis flaami keel, siis nad õppisid ka prantsuse keelt, inglise keelt ja saksa keelt tegelikult. Nii et neil oli päris kõvasti seda keeleõpet, aga inglise keelt nad ikkagi rääkisid väga hästi kõik, et selles mõttes sellega nagu probleemi ei olnud, et võib-olla mõni üksik, kes ei tundnud ennast nagu nii mugavalt inglise keelega, aga nendega nagu kohalikega suhtlemine polnud üldse probleemi, et pigem tekkis juba vastupidi, et mina tahtsin lõpuks nagu flaami keeles rääkida, aga nemad tahtsid praktiseerida oma inglise keelt, on ju, et siis tekkis see, et aga ma tahan harjutada, on ju, et mõlemad tahavad harjutada, on ju. Kui sa mõtled sellele oma aastale, kas sul on ka mingi laul või mingi muusikapala, mis, kui sa seda kuulad, siis tulevad tagasi emotsioonid ja mälestused? Jaa, mul üks lugu on ja tegelikult ta ei seondu isegi selle ajaga, kui ma juba Belgias elasin, aga ta seondub selle ajaga, kui ma võtsin põhimõtteliselt sisemiselt selle otsuse vastu, et ma nüüd tahan minna vahetusaastale. Ja ta tuli kuidagi sellest, et ma arvan, et see lugu lihtsalt oli tollel hetkel populaarne ja tõenäoliselt mulle lihtsalt meeldis see ja siis ma kuidagi seda kuulasin ja ma kuulasin seda nagu selle
repeat'i peal, ehk siis kogu aeg seesama laul käis mul taustal. Ja lihtsalt selle lauluga nüüd mul seondub see, et kui ma seda nüüd tagantjärgi kuulan, siis mul tuleb kuidagi sisemiselt see, et okei, et ma nüüd otsustasingi, et ma tahan minna aastaks ära, natukene käib peas see, et aga mida ma ikkagi nagu teen oma eluga või kas see on ikka nagu õige otsus või äkki tõesti läheb midagi nagu halvasti ja mingi ootusärevus ja samas on, ongi põnevus, samas on hirm. Ja see on see Somebody That I Used To Know. Paneme siia ühe klipi sellest laulust ja siis saavad kuulajad ka aimdust sellest. Nüüd ma tahakski küsida, et kui sa tagasi tulid Eestisse, kuidas su elu muutunud oli või missugused, kuidas sa ise muutunud olid? Ma arvan, et need muutused olid tegelikult sellised, mida ise tollel hetkel ei tajunud, aga kõige raskem või suurem muutus oli, ma arvan see, et ma kirjeldaksin seda nii, et sa tuled tagasi, sa justkui oled sama inimene, aga sa justkui nagu ei ole ka. Et ma olin nagu ära elanud täiesti teise elu. Ja siis vähemalt mul endal oli tunne, et justkui see, et sa tuled tagasi, et teistel inimestel on see, et läks ja nüüd oli nagu natuke aega ära, nüüd tuli tagasi, kuidagi, et kõik läheb nagu justkui sealt edasi, kus ta pooleli jäi. Aga endal on selline tunne sees, et aga ma elasin ju vahepeal täiesti nagu teissugust elu. Ja ma olen seda nüüd aastaid hiljem ka seda sama sellist mõtet kirjeldanud ka nendele näiteks tudengitele või kaasüliõpilastele, kui ma ise üliõpilane olin, kui ka minna lihtsalt Erasmusega ülikooli ajal pooleks aastaks näiteks ära. Sest ka juba poole aastaga sul tekib see, et sa elad tegelikult mingit teist elu, sa oled võib-olla ka tegelikult teissugune inimene, ja siis sa tuled tagasi ja siis justkui kõik on endine, aga justkui ei ole ka. Et ma arvan, natuke tekib selline, kas just identiteedikriis, aga mingi selline harjumine, et kuidas ma nüüd nagu selle kogemusega nagu edasi lähen ja et see on osa minust, aga ma olen natuke nagu teissugune ka ikkagi. Et mingit sellist otsest tuntavat muudatust, ma arvan, eks see on kõik selline mõtteviisis oma mingites käitumusharjumustes, eks ta kõik nagu peegeldab kuidagi edasi, et see kogemus on selline, et seal ei saa nagu seda näppu peale panna, et vot sellist asja ma hakkasin teistmoodi tegema või selles mõttes ma olin teissugune inimene. Et alati see välismaal käimine, mingi tükike sinust justkui nagu jääb sinna, mingi tükike tuleb nagu kaasa ja siis sa pead seda kõike nagu enda sees kuidagi kokku sulatama siis. Jah, öeldud. Aga hiljem sa elasid veel Taanis ja veel Belgias. Kas nende enne, kui sa otsustasid, et sa sinna lähed, kas sul oli samamoodi selline kõhklus, et kas mul on ikka vaja, kas ma teen õiget asja, kas ma lähen ikka, kas äkki läheks lühemaks ajaks või peale vahetusaastat oli juba mingi savi? Peale vahetusaastast tekkis mul see, et ma arvan, et ma läksingi peale vahetusaastat 4 aastat hiljem, siis läksin Erasmusega pooleks aastaks Taani. Ja siis ma tean, et ma ei oska seda muud moodi kirjeldada, kui et mul oli see sama sisemine tung või nagu mingi, nagu natuke tahaks öelda, et seest hakkab nagu justkui sügelema midagi, et mitte su nahk ei sügele, aga sisemiselt tekib nagu mingi rahutus või mingi selline tunne, et ma nüüd nagu tahaks jälle minna või ma tahaks seda mingit seiklust või kuidagi, või isegi rohkem tekkis see, et on aeg minna, on jälle aeg minna. Ja siis ma enam ei kõhelnud. Et mul pigem oligi see, et mis hetkel minna ja ma läksin peale bakalaureust, et enne magistrit, on ju. Et seal vahepealsel ajal ja see oli väga hea otsus ja see kuidagi, et tegelikult see, et ma juba olin keskkoolis aasta aega välismaal elanud, ta tegi palju lihtsamaks seda Erasmusele minekut. Ta on teissugune, aga seal on ikkagi väga palju ühiseid jooni
ja kuidagi oli rohkem seda valmisolekut, et ma nüüd lähen välismaale, noh, siis oli see, et ma pean ju täiesti ise hakkama saama, on ju, et mul ei ole seda mingi pere, kuhu ma lähen, on ju, et hoopis teistsugune. Aga see tagasituleku tunne näiteks ja samamoodi, et oota, ma olen mingit teist elu elan, nüüd lähen samamoodi edasi, see on ikka. Ja no põhimõtteliselt ma olin vahepeal natuke Eestis ja siis ma läksin juba Brüsselisse ja siis oli jälle see, et ma pool aastat jälle elan mingit muud elu. Ja jälle see Brüsseli kogemus oli selles mõttes äge, et ma elasin Brüsselis, aga põhimõtteliselt see, et oma selle Belgia pere juurde minna, istub Brüsselist rongi peale, sõidad 20 minutit. Nii vähe ju tegelikult. Et noh, see oli nagu selline, noh, ta tegelikult oli nii äge asi ja ma juba tol hetkel mõtlesin, et see on nii äge, kuna ma olin Brüsselis pool aastat, noh, ma siis ju seal käisin nagu, kuna ma olin praktikal, siis ma käisin tööl Euroopa Komisjonis, on ju, ja ma olin seal Andrus Ansip oli siis volinik ja ma olingi siis tema nagu seal kabinetis või noh, seal meeskonnas, et sa oled teised eestlased ka, et sa ikkagi puutud eestlastega kokku ja elad seda nagu tööelu. Ja siis oligi äge see, et näiteks pühapäeviti vähemalt kord kuus, aga käisingi nagu seal Belgia pere juures. Ja siis meil oli nagu tavaline selline pere pühapäev ja nagu nii tore oli see, et tolleks hetkeks oli juba ju üle 10 aasta möödas sellest, kui ma olin seal elanud ja mul oli siuke tunne, et kõik on täpselt samasugune. Et ma lähen sinna, see meie pühapäev näeb ikka täpselt samasugune välja. Ma nägin siis ka neid Belgia vanaemasid, vanaisasid ja siis Belgia vanaisa ütles, et Kerli, et sa oled natuke teissugune, et sul on vist uued prillid. Et noh, jah, 10 aastaga või isegi rohkem, et ma olin suutnud omale umbes uued prillid soetada, on ju, et aga noh, et selles mõttes kõik oli kuidagi nagu samasugune, et see oli hästi soe tunne või see oli hästi tore, et oligi see, et Belgia ei ole mu jaoks võõras koht, et mul on seal pere olemas tegelikult. Ja noh, siis ei ole ka nii suurt seda koduigatsust, sest sul justkui nagu mingi teine pere ja teine elu on seal tegelikult teises riigis. Nii äge, et sa said seda siduda nagu kuidagi täiskasvanud iseseisva eluga ka, sest ma mäletan, et kui ma vahepeal tagasi käisin ja elasin nende juures, siis mul automaatselt tekkis selline lapsetunne sisse. Aga kui sa elasid omaette, käisid tööl ja siis aeg-ajalt käisid seal, siis ma kujutan ette, et sa ikkagi said nagu kombineerida seda täiskasvanu mingit oma elu elamist ja seda peretunnet sinna kõrvale. Jah, no ta oligi hästi siuke teissugune, et kui sealt Flaami osast ära tuleb Brüsselisse, eks Brüssel ise on ka juba hästi-hästi erinev, on ju. Aga ta käiski nagu sees, käis ka nagu see mingi switch umbes ära, et nüüd ma olen jälle siin Brüsselis ja ma elan jälle seda tööelu ja nüüd ma sõitsin jälle sinna pere juurde, on ju, et nüüd ma natuke ikka olen nagu see peretütar, kelle eest hoolitsetakse ja kellele süüa tehakse ja pereema oligi alati, et mis sa süüa tahad, on ju, et nii tore, ei pea ise süüa tegema ja lähed koju, su eest hoolitsetakse, on ju. Et selles mõttes jah, see oli päris, need olid nagu vahvad hetked, jah. Nii äge. Ma tahaksin natuke uurida ka sinu tööalaste tegemiste kohta. Ehk siis täna sa töötad vandeadvokaadina. Kuna mina tean sellest valdkonnast üsna vähe, siis kõigepealt, kas sa saad üldse natuke seletada, et mis vahet on advokaadil, juristil, prokuröril ja vandeadvokaadil? Ma ei tea, kas see on su lemmikküsimus või kõige tüütumaga? Ei, see on aastatega harjut nagu ära, et eks igaüks me peame ju suutma ka oma tegevusala selgitada ju keerulisemalt, lihtsamalt. Et laias laastus on see, et mina läksin ülikooli, siis Tartu Ülikooli Tartusse õppima juurat, ehk siis õigusteadust. Ja põhimõtteliselt meil tegelikult ei ole nagu definitsiooni sellele, et mis hetkel sa nagu juristiks saad. Aga laias laastus öeldakse, et keegi, kes on lõpetanud juura eriala, on jurist, on ju. Tegelikult juba ka, kui sa tudeng oled, sa oled jurist või seal ei ole otsest definitsiooni, et sul peab kraad käes olema või kas ainult baka või magister. Aga laias laastus öeldakse, et kui sa oled 3 aastat õppinud bakat, 2 aastat näiteks magistrit otsa, et siis sa oled jurist. Selleks, et olla advokaat, sa pead tegema eraldi eksami. Okay. Et on advokatuur, mis on kutseorganisatsioon, kes korraldab siis selleks, et saada selle kutseorganisatsiooni liikmeks, sa pead tegema eksami ja siis sa saad advokaadiks. Ja siis tegelikult
seda eksamit peab tegema veel 2 korda, see on nagu 2 taset. Et kui sa selle esimest korda ära teed, siis laias laastes öeldakse, et inimene on advokaat. Täpsemalt on see vandeadvokaadi abi. Yeah. Ja siis sa pead töötama advokaadina 3 aastat. Siis sa pead uuesti eksami tegema. Siis sa oled vandeadvokaat. Okay. Ja siis rohkem eksamit tegema ei pea. Siis pead ennast koolitama lihtsalt kogu aeg, et su teadmised ei vananeks põhimõtteliselt. Aga et siis vandeadvokaat on justkui nagu see kõige kõrgema astme advokaat, on ju. Okay. Et tal on nagu kogemust rohkem. Ja prokurör on siis keegi, kes tegeleb siis krimivaldkonnaga, ehk siis ta on see riigipoolne süüdistaja. Ehk siis kui keegi on mingi kuriteo toime pannud, siis prokurör on see, kes läheb riigi eest kohtusse ja nii-öelda piltlikult öeldes üritab inimest vangi panna. Sest prokurör on see, kes ütleb, et näed, see isik on midagi valesti teinud ja ta tuleb siis, ma ei tea, vangi panna või rahaline karistus määrata või mida siis prokurör nagu taotleb, on ju. Ja meil on neid ameteid erinev, kohtunik on kohtunik, on ju, kes siis otsustab meie kohtuasjade üle. Notar on see, kes meil neid näiteks kinnisvaratehinguitele nii-öelda paneb templi peale, et ilma selleta ei saa ja nii edasi, on ju, et aga üldiselt ongi, et see, kui sa tahad olla nagu spetsiifilises ametis, sa pead ikkagi mingi eksami läbi tegema, et kohtunikuks ei saa niisama, et nagu töövestlusele, et umbes saadan CV ja nüüd võtke, et seal on ikkagi alati selline, et testitakse su sisuteadmisi ja näiteks advokatuuri eksamil on ka nagu eraldi eetikaküsimused ja sellised, et kuidas sa ikkagi käitud mingis ühes või teises olukorras. Aga mis hetkel sina teadsid, et sa tahad vandeadvokaadiks saada? Või on sul mingi suurem siht, et lõpuks kohtunikuks jõuda ja sa oled poolel teel alles või? Eks selles mõttes neid ameteid saab ka elus vahetada, et ei saa kunagi välistada, et kunagi ka nagu tahaks kohtunik olla, aga tõenäoliselt ta tuleb nagu ülikooli ajal. Et kui sa seda juurat õpid ja selles valdkonnas oled, siis sul tekib ka juba aimdus, et mis sind võiks nagu huvitada, kuhu poole sa kaldud, on ju, ja siis mulle see advokaadi amet nagu kõige rohkem mind ka tõmbas, et sest seal on ka väga palju erinevaid asju, mida sa saad teha, aga mina siis olen kohtuadvokaat, ehk siis ma käin kohtus, ehk ma ei ole see prokurör, et ma nagu süüdistan kedagi riigi poolt, aga ma olen siis see, kes ühte poolt siis kriminaalmenetluses öeldakse kaitseb, aga laias laastus, kui sa tahad nagu kohtusse minna või sul on mingi kohtuvaidlus, siis inimesed üldiselt ju ise ei taha käia seal kohtus, sa ei pole ju neid ka nagu juurateadmisid seal käia, nii et mina siis olen see, kes siis kliendi ees kirjutab neid kohtudokumente, käib kohtuistungitel, nii et ma tegelen nagu kohtuasjadega, et ja eks see arusaam, et ma tahan seda teha, tekkiski tegelikult ülikooli ajal. Aga milliste olukordadega või nende valdkondadega sa tüüpiliselt kõige rohkem kokku puutud, keda sa esindad või mis teemadega? Ma tegelen hästi erinevate asjadega, laias laastus millega, et kui näiteks on müügileping, midagi läheb valesti, sa tahad teise poole vastu kohtusse minna või tegelikult juba see, kui mingi tüli tekib, et ma juba tegelen nagu sellega, et me tegelikult üritame ka ära hoida seda, et kohtusse minek on tegelikult viimane abinõu, sest kohtumenetlus on pikk, see on kallis, nii et tegelikult kui mingi vaidlus tekib, et mingi müügilepingutega, üürilepingutega, näiteks töövõtulepingud on ju, mis klassikaline töövõtt on ju ehitamine, aga ka ma olen ka töölepingutega tegelenud ja selline mingite immigratsiooniküsimustega, intellektuaalomandi küsimused, sellised autoriõigused, patendid, kaubamärgid, et ütleme nii, et neid vaidluseid nagu väga palju erinevaid jätkub. Tundub tõesti lai amploa, aga ütle siis, et kui hea peab olema ühe vandeadvokaadi mälu, kas sul peavad kõik seadused peas olema või sul piisab, et sa tead, kust midagi otsida? Tegelikult piisab sellest, kui sa tead, kust midagi otsida. Et mingid baasteadmised ikkagi on, et ülikoolis on ka mingid õppeained, kus sa saad ikkagi need baasteadmised ja need peaksid sul olema olemas, aga meil on seadusi nii palju, et
noh, neid ei ole võimalik kõiki ka läbi lugeda või no tõenäoliselt on, kui sa nüüd hakkad iga päev, et ma nüüd võtan selle sihiks ja hakkan lugema. Aga noh, ta ongi ikkagi see, et kui midagi spetsiifilist on, siis sa lähed vaatad järgi, aga noh, mis sul peab olema see süsteemi tunnetus. Et alati ei piisa see, et ma loen siit seda ühte lauset, sa pead teadma ka nagu, mis nii-öelda siin on, et see süsteem tervikuna toimib. Ja noh, ülikoolis on ka see, et kuna ma õpetan ühte sellist õppeainet, kus on ka minu jaoks, et noh, et arvad, et need on nagu baasteadmised, siis ma viimati just kuskil seminaris ütlesin tudengitele ka, et vaadake, et me praegu räägime sellest, kui midagi läheb müügilepingus valesti, aga me kõik kogu aeg ostame midagi. Ostad saapad, millel tuleb tald ära, ostad auto, kus, ma ei tea, piduriklotsid ei tööta või on läbi, et noh, et mis sa nagu teed või mis sa nõuda saad või rääkimata sellest, et sa ostad omale korteri või maja. Ja siis ma ütlesin ka selle näite, et aga kujutage ette, et teil nüüd tuleb isa või ema küsib, et noh, näe, tütar või poeg, sina õpid juurat, sina tead. Et noh, minu jaoks ei ole ju tegelikult variant, et sa ütled, et kuule, tead, see on nii igav õppeaine või mind see ei huvita, ma ei viitsi õppida. Et mingid baasteadmised on minu arust, mis ikkagi olema peavad ja sinna peale sa saad ehitada neid spetsiifilisemaid teadmisi, mida siis ühes või teises olukorras teha ja juurde lugeda. Aga jah, laias laastus ikkagi mingeid baasasja nagu peab iga jurist ikkagi minu arust peast teadma. Nii hea, mul tekib ka nagu selgem arusaam sellest kõigest. Aga ja sina õpid ka doktorantuuris, et kuidas sul see otsus tuli ja millele sa spetsialiseerud? Doktorantuur tuli tegelikult niimoodi, et ma olen laias laastus alati teadnud, et ma tahan, mulle tegelikult nagu meeldib õppida, mulle meeldib see seda akadeemilist teed siis käia ja ma tegelikult teadsin ikkagi väga ruttu, et ma teen nagu bakalaureuse ära, ma teen magistri ära ja ma kunagi teen ka selle doktorikraadi ära. Ja tegelikult ülikoolist mulle kirjutati, et meil tuleb kandideerimine, kas sa tahaksid? Ja siis mul tuligi kuidagi see, et aga miks siis mitte praegu? Et nii-öelda kaua ma ootan, et elus ei ole üldiselt nii, et planeerid niimoodi ette, et ma hakkan nüüd 10 aasta pärast tegema, või 5 aasta pärast tegema, et sa kunagi ei tea, mis elu su teele viskab ja üldiselt asju lauale ei jää vähemaks, neid aina tuleb juurde. Nii et siis ma mõtlesingi, et kuna ma nagunii tahan seda teha, siis parem võtta see tee ette. Ja seal ma kirjutan riigihangetest ja intellektuaalomandist laias laastus. Et intellektuaalomandist ma keskendun autoriõigustele, mis on umbes see, et kirjutad raamatu, siis sul on seal autoriõigused ja riigihanked on siis see, kui riik põhimõtteliselt midagi ostab. Et riik ei saa lihtsalt minna nii-öelda oma tuttavate juurde, osta mingeid asju või tellida teenuseid, vaid peab tegema nagu seda niimoodi avalikult, ehk siis korraldama riigihanke, et siis ma sellist 2 nagu õigusvaldkonda viin kokku oma doktoritöös. Mul on üks loll küsimus ka, et kui juura doktorantuuris, kas sinu lõppeesmärk on, et doktorikraad saada, siis sa tahad, et mingi seaduse muudatus läheks läbi või kirjutada mingi seadus? Või sa pigem nagu organiseerid seda kõike ja kirjutad seal intellektuaalomandi kohta ala mingi juhend, et kuidas keegi võiks seda paremini kasutada või hoopis midagi muud? No põhimõtteliselt laias laastus, mida me üritame teha, me võtame mingi probleemi, mida me näeme. Ja siis me üritame seda lahendada. See probleem on nii-öelda õiguslik probleem, ehk siis mis minul on see, et meil on 2 õigusvaldkonda ja kui sa paned nad kokku, siis nad hästi nagu kohati ei toimi, sest üks on siin ja teine on siin ja nad on kuidagi eraldi arenenud, aga nad lähevad nagu mingi hetk kokku ja siis kuidas nad nagu toimivad omavahel. Ehk siis ma üritan leida sinna lahendusi ja need lahendused võibki olla see, et peaks mingi seaduse vastu võtma või meil on mingit juhendit vaja või meil on vaja praktikat muuta, et selles mõttes ta on nagu erinev, aga üldiselt mis kellegi doktoritöö siis nagu mis see päris praktiline väljund on, aga laias laastus üritatakse mingile probleemile lahendust leida. Aga ta ei ole see, et ma nüüd laboris teen mingeid katseid, aga see umbes see, et ma istun, mõtlen ja siis ma panen kirja. Et see on nagu see probleemi lahendamine. Aga tegelikult on ju kogu juura on see, et on mingi probleem, mida me lahendame ja see tuleb igas õigusvaldkonnas ette või igas eluvaldkonnas tegelikult ette. Aga lihtsalt ta kohati tundub see, et see on jälle mingi bürokraatia või see on jälle mingi, et
ma just viimati, võib-olla mingi lihtne näide, et kes vaatab, laskesuusatamine on praegu. Just vaatasin laskesuusatamist, puhas sport, lihtsalt vaatad seda, on nii tore. Nii. Ja siis seal oli ka üks sportlane, et neil on see rada ette antud ja siis, kui oli mäkke tõus, siis ta läks sealt torbikutest, kus see rada oli pandud, läks välja. Ja käis korra seal väljas ja tuli tagasi. Ja siis kommentaatorid olid ka, et seal oli näha, et selle sportlase juurde tuli mingi tärnik, et kohtunikud nüüd mõtlevad, mida teha. Ja siis minu peas käiski see, et vaata, see on nüüd see juuramaastik. Et meil on küll lihtsalt see, et sport, mida me vaatame, aga nüüd tuli see juuramängu ja see tähendab seda, et mis reeglites kirjas on. Et rikkumine see oli, aga põhiküsimus, et mida see kaasa toob. Ja nüüd sa peadki reegleid vaatama, et mis seal reeglites siis kirjas on, kui kohtunike otsus sulle lõpuks ei meeldi, on ju, et kuidas sa siis seda vaidlustad või mis see protseduur edasi näeb, see on puhas juura. Aga see on põhimõtteliselt, mille kohta sa ütles spordiõigus. Et jällegi, et neid valdkondi nii erinevaid, et samamoodi on meditsiinis ja kõiges, et selles mõttes ta tuleb igalt pool mängu, me lihtsalt tihti ei mõtle selle peale niimoodi. Nii põnev, nii hea näide. Ma kohe suutsin kaasa mõelda ja täiesti hoomatav näide. No just, et aga see ongi see, et me ei mõtle sellele tihti niimoodi, et mina ütlengi, et mina oma juuraajuga juba mõtlen kuidagi niimoodi või vaatan mingi teise nurga alt mingeid asja, mis on tegelikult täitsa igapäevased. Okei. Mul on viimane küsimus su töövaldkonna kohta. Väga lihtne küsimus mulle küsida, ehk siis mis sul lemmikasjad on selle töö juures? Ma arvan, mulle kõige rohkem, kuna ma olen kohtuadvokaat, siis mulle kõige rohkem meeldib ikkagi kohtus käia. Ja kõik see, et mulle meeldib, et advokaadi töö on selline vaheldusrikas. Et saab klientidega suhelda, saab dokumente kirjutada, saab kohtus käia, on mingi kliendiüritused, bürooüritused, et ta on selline hästi vaheldusrikas töö. Et ma arvan, ma ei tahaks istuda päev läbi piltlikult öeldes 9-5 laua taga ja lihtsalt toksida arvuti taga. Aga et ma saan nii erinevaid asju teha ja selle kõrvalt, et ma saan tegelikult ülikoolis õpetamas käia, see mulle väga meeldib, et seal on midagi toredat, et kas sulle meeldib see või ei meeldi, et mulle tõesti väga meeldib. Ja eks see on lõpuks põhjus, miks ma teen seda tööd, et ta on lihtsalt siuke, ta on nii vaheldusrikas ja ta on nii, mulle tõesti meeldib see. Tore kuulda. Ja siinkohal ma tahaks teha väikese põike uuesti üfulainele ja vahetusaastale ja küsida sult 2 küsimust veel. Ehk siis, kui sa nüüd ümber lülitud, mõtled oma vahetusaastast uuesti, siis mis oleksid sinu soovitused neile, kes täna lähevad, kui keegi tuleb su juurde ja küsib, et Kerli, sa käisid Belgias, sa käisid vahetusaastal, ma olen ka minemas, mida sa mulle soovitad, et tuleks siuke meeldejääv aasta? Ma arvan, et mu kõige suurem soovitus oleks see, et ära muretse üle ja ära mõtle üle. Et natuke selline go with the flow, ehk siis sa ei saa ette valmistada ennast kõigeks, mis juhtuma hakkab. Ja jällegi see, et võta asju neutraalse pilguga. Et ära mõtle, et miski on nüüd hullult hea või halb või ära anna seda hinnangut, aga üritagi mõelda nii, et see lihtsalt on teistsugune. See on teistsugune kui see, millega ma harjunud olen ja nii lihtsalt on ja sellega toime tulla. Ja tõesti, et sa ei saa kõigeks ette valmistuda, et lihtsalt ära muretse üle, ära mõtle üle ja ära karda tegelikult, et ära, sest see ülemuretsemine ongi see, et ma mõtlen ka, et kui ma oleks kartnud, siis ma poleks lõpuks läinudki sinna vahetusaastale. Mul tegelikult oleks nii suur kogemus elus puudu, et lihtsalt tuleb endasse julgus leida ka oma hirmud alla neelata ja lihtsalt teha. Väga head nõuanded. Ja teine küsimus on selline, mida mulle meeldib siin ikka küsida, et kui sul tuleks mingi maagiline võimalus minna uuesti vahetusaastale, kuhu riiki sa täna läheksid? See on väga lihtne. Ma arvan, et ma läheksin Austraaliasse. Miks sinna? Või Uus-Meremaale. Kuskile sinna. Ja ma arvan, miks on see, et tollel hetkel, kui ma läksin,
siis ma teadsin kuidagi, et ma tahan minna Euroopasse või noh, see tundus mulle vist tol hetkel piisav, et ma tean, et ma näiteks, USA oli jube populaarne, on ju, et ma teadsin, et mind USA nagu ei tõmba. Ladina-Ameerika on natuke liiga ekstreemne, mulle alati tundub, et väga lahe need, kes seal käisid või on lähevad, on ju. Aga kuidagi, kuna Austraalia ja Uus-Meremaa on nii kauged, ma võib-olla ei ole nendega nii palju kokku puutunud, ma ei ole seal ka reisil käinud, aga need tunduvad mulle piisavalt siis kas siis kultuuriruumi poolest sarnased, et ta ei ole Aafrika või Ladina-Ameerika või või Aasia, on ju, et kuidagi millegi pärast ma arvan, tänasel päeval ma valiks Austraalia või Uus-Meremaa. Okei, väga põnev. Ma ei mäleta, kas ma olen kuulnud seda vastust enne või mitte, aga väga äge. Ja hästi põhjendatud ka. Plus ta tundub mulle, et seal on ikkagi soojem, on ju. Et selle mõttes soojem ikka kui Eestis, aga eks seal tõenäoliselt on ju ka oleneb, kuhu sa satud, aga päris -20 kraadi sul vist ei tule seal, on ju. Ilmselt mitte. Vot, ja tegelikult üks Liisa küsimus enne, kui me head aega ütleme kuulajatele, ehk siis, et kas sa tunned, et midagi ei puudutamata, kas sul oli mingi teema, millal sa mõtlesid, et vot seda ma tahan ka mainida ja tahaksid siia lisada või mingi sõnum, millega lõpetada? Mul üks mõte tegelikult on ja see on see, et ära alahinda ka seda tuge, mida tegelikult pakuvad teised vahetusõpilased. Et ma arvan, et koha peal olles tegelikult minuga samal ajal samas koolis oli üks Ecuadori tüdruk ja temaga me suhtlesime väga palju, ilmselgelt, sest me olime mõlemad samas olukorras, aga ka näiteks teised eestlased, kes olid samal ajal teistes riikides ja vahet ei olnud, mis riigis nad nagu olid. Ma mäletan, et meil alguses olid küll mõnega ikka nagu mitu tundi pikad Skype-vestlused, aga lihtsalt oligi see, et ma arvan, et ma tol hetkel võib-olla ei tajunud, et see oleks nagu nii vajalik või ta tundus võib-olla lihtsalt nagu tore või et nagu vahetame kogemusi või kuidas sul on, aga tegelikult on hästi suur tugi ja keegi, kes elab täpselt sama asja üle, mida sina ja tuleb nagu omavahel suhelda või omasugustega ja lihtsalt kas või kogemusi vahetada ja tegelikult läbi selle sa saad mingit tuge, mida sa võib-olla isegi ei taju, et sa tegelikult vajad sellel hetkel. Nii head mõtted siia lõppu. Ma väga ka nõustun sellega ja toetan seda. Vot, ja minu poolest oli väga-väga põnev sinuga siin rääkida. Aitäh, et sa tulid minu külaliseks siia. Ja aitäh kutsumast. Aitäh kõigile kuulajatele. Soovitan soojalt siin podcasti äpis, kus sa seda saadet kuulad, üles-alla kerida, otsida veel mõni saade kuulamiseks ja kindlasti seal play-nuppu lähedal on üks share-nupp noolega, täppidega, kuidas iganes seal äpis on. Jaga seda saadet ka mõne sõbraga, kes sinu arust võiks ka seda kuulata. Ja kohtume juba järgmisel korral. Tšau!